Nii, tere tulemast siis Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži magistriõppe infotundi. Ja läheme kohe asja juurde. Meil on siin programmijuhid, kes siis on valmis tutvustama kolledži õppekavasid. Ja räägime siis sügisesest vastuvõtust 2023 ja 2024. Nagu ma juba korra mainisin, täna keskendume magistriõppekavadele, aga siin sellel slaidil on väiksena kirjas ka tegelikult meie rakenduskõrgharidusõppe õppekavad. Nii et see on ka oluline selleks, et näha, et igast rakenduskõrghariduse õppekavast on võimalik tegelikult edasi liikuda magistriõppekavasse, kas siis meil Virumaa kolledžis või siis Tallinna Tehnikaülikooli mõnele lähedasele erialale või siis hoopis Tartu Ülikooli. Ja loomulikult on võimalik siis edasi jätkata õpinguid ka doktoriõppes. Ja täna me räägime siis sellistest õppekavadest. Alustame, millele vastuvõtt on siis aastast 2023 ja 2024 ehk sellest sügisest. Ja alustame rohelised energiatehnoloogiad õppekavast, mis on uus õppekava. Siis äriinfotehnoloogia õppekava, millele meil on olnud Virumaa kolledžis juba 3 vastuvõttu. Sel aastal siis tuleb 4. vastuvõtt. Ja uue nimetusega ja uue sisuga keemia valdkonna magistriõppekava jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad. Seejärel me tutvustame teile vastuvõtutingimusi ja kui on huvi, põgusalt räägime ka mikrokraadidest, mis see mikrokraad on ja kuidas seal nagu õppida saab. Nii, ja lepime kohe kokku, et kui teil on küsimusi, andke kohe märku ja saame siis jooksvalt saate küsida, me saame vastata, aga võite siis küsimused jätta ka kohtumise lõppu. Kas on praegu tekkinud küsimusi? Nii, ilmselt ei ole. Siis ma jätkan kohe õppekavaga, mille nimetus on rohelised energiatehnoloogiad. Tegemist on siis sellise õppekavaga, mille täiesti uue õppekavaga ja peaeriala ja see õppekava on avatud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnas materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudis. Ja esimene vastuvõtt sellele õppekavale oli siis eelmine sügis ehk sügis 2022. Kuna vajadus selliste spetsialistide järele on Eestis suurem ja eriti Ida-Virumaal on väga nõutud selliste jätkusuutlike energiatehnoloogiate spetsialistid, siis koostöös ettevõtetega sai siis sellele õppekavale loodud eraldi peaeriala, millele vastuvõtt algab sellest sügisest. Ja Tallinna Tehnikaülikooli peamajas on siis programmijuhiks professor Maarja Krossberg-Kuusk ja mina olen siis siin Virumaa kolledžis, ütleme nii, et selle õppekava peaeriala koordinaator. Nii et kui on küsimusi, võib kirjutada otse programmijuhile, aga võib siis ka pöörduda minu poole. Ja nüüd natukene täpsemalt sellest õppekavast. Teame, et Euroopa on võtnud omale ambitsioonika eesmärgiks teha ära siis rohepööre ja olla siis esimene kliimaneutraalne maailmajagu aastaks 2050. Teame, et Eestil on väga ambitsioonikad eesmärgid selles valdkonnas ja Ida-Virumaa on samuti võtnud eesmärgiks olla siis rohepöörde eestvedaja Eestis. Ja olulisemad märksõnad, millele keskendub ka see õppekava ja missuguseid probleeme aitab see õppekava või need spetsialistid, kes sellel õppekaval koolitatakse lahendada, ongi siis üleminek ressursitõhusale konkurentsivõimele majandusele, puhtale ringmajandusele, taastada bioloogiline mitmekesisus ja kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine poole võrra juba aastaks 2030. Ja loomulikult oluline see, mis puudutab mitte ainult tööstusettevõtteid, aga tegelikult kõike meie ümber on siis oluline on üleminek keskkonnasõbralikele taastuvenergia tehnoloogiatele. Miks seda õppekava vaja oli? Just nimelt selleks, et
Eestis on siis väljatöötamisel, osaliselt juba välja töötatud mitmed siis taastuvenergia võtmetehnoloogiad, mis aitavad siis kaasa üleminekul või rohepöörde teostamisel. Ja seda võib laias laastus vaadata 3 sektoris. Transpordisektoris, kus esikohal on peamiselt vesinikutehnoloogiad, tööstussektoris, kus on siis nii kasutusel nii vesinikutehnoloogiad kui ka päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiad, ja ehitussektoris, kus samamoodi on siis rõhk peamiselt vesinikutehnoloogiatel, päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiatel. Ja selle õppekava eesmärk ongi siis võimaldada siin, kui me räägime, tegelikult räägime üldse tööstusest Eestis, aga ma rõhutan ka siin Ida-Virumaal, miks siin Ida-Virumaal selle õppekava avamine oli oluline ja spetsialistide koolitamine, et siis need töötajad, kes senini on töötanud traditsioonilises põlevkivienergeetikas, võimaldada neile siis ümberõpet ja omandada siis teadmisi roheliste energiatehnoloogiate valdkonnas. Aidata toetada siis nii Eestit kui laiemalt kogu Euroopat rohepöörde tegemises energeetikas ja koolitada siis spetsialiste valdkonna tööstusele, aga mitte ainult tööstusele, vaid ka avalikule sektorile ja tagada ka teaduse järelkasv ehk siis doktorikraadiga inimesed on ka üliolulised selles valdkonnas. Kui me räägime nüüd vastuvõtust Virumaa kolledži õppekavale, siis selle peaeriala nimetus on rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud. Ja nagu ma juba korra mainisin, on see peaeriala kontseptsioon kokku pandud just nimelt koostöös piirkonna ettevõtetega ja spetsialistidega, kes on andnud siis selle sisu ja soovitused, missuguseid teadmisi ja oskusi kindlasti oleks vaja nendel spetsialistidel, kes selle õppekava lõpetavad. Ja nüüd ma keskendungi sellele peaerialale. Eesmärgiks on siis anda ülevaade kaasaegsetest energia- ja ühendenergiasüsteemidest, nende juhtimisest, nende talitusest, anda ülevaade samamoodi uudsetest salvestustehnoloogiatest ja kuidas need tehnoloogiad saavad integreeritud energiasüsteemi. Kindlasti on meil selliseid õppeaineid, kus saab tutvustada siis digitaalsete ja tehisintellektil põhinevate lahenduste rakendamist erinevates energiasüsteemidest, ülevaade ja teadmised uudsetest innovaatilistest roheenergeetika ja tarkvõrguseadmetest ja kuidas neid lahendusi rakendada ja kasutusele võtta ja ülevaade uue põlvkonna materjalidest energia muundamisel ja salvestamisel. Oluline koht nii selle magistriõppekavas kui ka tegelikult ka teistes magistriõppekavades on ka erineva tööstussektori äriprotsesside toimimisel, aga selles õppekavas ka energiasektori ökonoomikaga tutvumisel, kuidas seda planeerida ja kuidas kujundada vastava sektori arengustsenaariumeid. Siin te näete selle õppekava struktuuri. Õppekava on siis 2-aastane, nii nagu ikka magistriõppekavad, kui läbida nominaalajaga. Ja siin te näete, see on selline lihtsustatud struktuur, et oleks enam-vähem aru saada, kuidas see aastate lõikes see õppekoormus kujuneb. Iga semester tuleb siis koguda 30 ainepunkti ja kuna kõik õppeained on 6 ainepunktised ained, siis see tähendab seda, et 5 õppeainet semestris. Ja viimasel semestril ehk 4. semestril keskendutakse siis lõputööle. Kõik Virumaa kolledži õppekavad, nii rakenduskõrghariduse õppekavad kui ka magistriõppekavad tegelikult viiakse läbi koostöös ettevõtetega. See tähendab seda, et lugema tulevad loenguid ettevõtete inimesed, kindlasti mitte tervet õppeainet, aga just nimelt selliseid olulisi teemasid, kus ettevõtete inimesed on selles valdkonnas kõige tugevamad eksperdid. Aga ka kõik sellised projekti- ja probleemipõhised
õpped on seotud ikkagi ettevõtetega ja kui te juba töötate kuskil vastavas valdkonnas, siis te saate seda projekti või probleemi lahendada oma ettevõtte põhiselt ja samamoodi lõputööd saate teha oma ettevõtte põhiselt. Kui te töötate kuskil mujal valdkonnas, siis tegelikult me saame koos ettevõtetega püstitada probleemi ja aidata neil lahendada. Või tegelikult siin on võimalik täiesti vabalt toetada ka kohalike omavalitsuste ees seisvaid probleeme. Me teame, et see energeetika valdkond on väga aktuaalne ka kohalike omavalitsuste seas, tegelikult ka tavainimeste on palju küsimusi selles valdkonnas, nii et kindlasti saab siit hästi palju erinevaid projekte. Ja nüüd natukene, kuidas seda skeemi lugeda. Nüüd võrreldes Tallinna Tehnikaülikooli peamaja peaerialaga on siis erinevus selles peaeriala plokis. Ehk see on nüüd see plokk, mis siis ülemine veerupäis on märgitud sinisega, kus on kirjas siis rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud. See on see plokk, mis eristab Virumaa kolledži peaeriala Tallinna Tehnikaülikooli peaerialast. Ja siin on siis meil ette nähtud 5 ainet, aga ma nendele keskendun kohe natuke hiljem. Ja need on kõik kohustuslikud ained. Tegelikult sellel erialal on kohustuslikke aineid päris palju ja sisuliselt need kollasega ja kõik halli ja sinisega märgitud õppeained on kohustuslikud ained ja need kollasega märgitud ained on siis valikained. Et tegelikult lisaks siis nendele 3, mis praegu meie välja pakume, on teil võimalik veel teha või valida valikaineid. Hetkel oleme välja pakkunud kohe esimesel semestril ehk kohe sügisel sellise õppeaine nagu äriprotsesside juhtimine. Ja ütlen kohe etteruttavalt, et seda sama ainet me õpetame kõikides magistrikavades, mida teile ka nüüd järgnevalt tutvustatakse. Ja see on oluline, kuna just nimelt ettevõtete soov on see, et meie magistrandid, kes kas siis lähevad tööle ettevõtetesse või töötavad tööstuses, et nad tunneksid natuke neid äriprotsesse, et neil oleks ettekujutus nende protsesside juhtimisest, sest meie lõpetajad üldjuhul saavad kas keskastme juhtideks või tippjuhtideks, nii et kindlasti sellised teadmised on olulised. Nii, ja alustame sellise ainega nagu teadustöö alused, kuna magistriõppe eeldab ikkagi teatud teadusmaterjalide läbitöötamist. See on oluline ka teie lõputöö kirjutamisel, nii et esmased alused saate siis selles õppeaines. Edasi teisel semestril on meil siis lisaks peaeriala kohustuslikele ainetele siis termodünaamika, mis on alus selle õppekava jaoks. Aga nagu te näete, on meil juba selline aine nagu projekt 1, nii et juba kevadel te alustate väga konkreetse projektiga, alustate probleemi lahendamisega. Ja siia juurde pakume vabaainena. Vabaaine on siis selline aine, mis ei ole otseselt õppekavas kirjas, aga seda saab vabaainena võib võtta tegelikult ükskõik mis ainet, kas ülikoolist sees või mõnest teisest ülikoolist, aga meie siis Virumaa kolledžis pakume jällegi kõikidele magistriõppe tudengitele sellist ainet nagu projekti juhtimine. Jällegi on seotud see sellega, et tänapäeval on nii palju erinevaid projekte ja sellised esmased meeskonna juhtimise kogemused saab just sellest õppeainest. See on jällegi ettevõtete poolt selline tungiv soovitus. 3. semestril on teil siis jällegi kohustuslike aineteks tehnoloogia ettevõtlus. Pakume teile materjalide uurimismeetodeid valikainena ja projekt 2. Nii et see projekt, kas saate võtta täiesti uue ülesande, uue teema või saate jätkata kevadsemestril alustatud projektiga ja nii projekt 1 kui projekt 2 võib olla sisendiks teie lõputöö teemale, lõputöö kirjutamisele, aga see ei ole kohustus ehk lõputöö võib jällegi kirjutada hoopis mingil muul teemal. Nii et valik on suur ja on tegemist hästi praktilise õppekavaga. Ja 3. semestril pakume teile ka väga unikaalset õppeainet, see on alles väljatöötamisel ja selle viib läbi siis meie Virumaa kolledži professor Allan Niidu. On siis elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus.
see nimetus juba ise ütleb, et tegemist on väga aktuaalse teemaga. Ja nagu ma lubasin, ma siis lühidalt siis ülevaadega nendest spetsialiseerumise ainetest. Ehk need on siis need ained, mis teevad meie peaerialast unikaalse eriala ja mis eristub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja peaerialast. Ehk siis materjalitehnoloogia energia muundamiseks ja salvestamiseks. See on siis ülevaade uue põlvkonna materjalidest, nende saamise tehnoloogiatest, energia salvestamiseks ja muundamiseks ja kuidas siis need materjalide valmistamise tehnoloogia mõjutab energia salvestamist. Õppeaine tootmise digitaliseerimine, siin on võimalik tegelikult õppida koos äriinfotehnoloogia magistriõppekava tudengitega ja teha siis sellist meeskonnatööd, kus siis saab ülevaate, kuidas siis virtuaalreaalsust kasutada tootmisprotsessides, protsesside digitaliseerimisel, virtualiseerimisel, prognoosimisel ja nende protsesside juhtimisel. Ütleme, et selle peaeriala üks selline juuraine või põhiaine on integreeritud energiasüsteemid ja tarkvõrgud, kus siis saadakse ülevaade, oskused ja teadmised, kuidas taastuvenergiaallikaid integreerida elektrisüsteemi ja siin me kindlasti kaasame oma valdkonna eksperte tööstusest ja ka teadlasi. Energiajuhtimissüsteemid. Selles õppeaines saab siis teadmisi lokaalsetest energiaallikatest ja energia jaotamisest. Olulisel kohal on ka selline õppeaine nagu taastuvenergia majandus, jällegi kuhu me kaasame eksperte nii tööstusest, ministeeriumitest kui ka teadlaseid. Ehk siis see on oluline, et mõista selle energiasektori ökonoomikat ja koostada vastavaid arengustrateegiaid, lähtudes säästvate tehnoloogiate rakendamisest tootmises. Ja juba ma rääkisin lühidalt siis valikainetest, äriprotsesside juhtimine ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus. Ja juba alguses ütlesin, aga kordan üle, et tegemist on siis 2-aastase õppekavaga, mille jooksul te siis kirjutate valmis ka lõputöö. Tegemist on sessioonõppevormiga. See on nüüd üks erisus, mis eristab õppimist Tallinna Tehnikaülikooli peaerialal ja Virumaa kolledži peaerialal. Tallinna Tehnikaülikooli peamaja peaerialal on õppetöö päevaõppes, see tähendab, õppetöö toimub siis esmaspäevast reedeni, aga kindlasti mitte 5 päeva nädalas, tuleb jälgida tunniplaani ja programmijuhi sõnul nad koondavad tegelikult ained ikkagi mõistlikult selliselt, et ei oleks kõik 5 päeva kinni. Aga seda tuleb siis juba konkreetselt vaadata tunniplaanist. Aga toimub siis õppetöö päevasel ajal. Meil Virumaa kolledžis on kõik magistriõppekavad sessioonõppevormis ehk meil õppetöö toimub siis nädalavahetustel, kaasa arvatud reede. Nii et reede, laupäev, pühapäev üldjuhul 2 korda kuus. Ja jällegi see ei tähenda seda, et kõik 3 päeva on hõivatud, lihtsalt te peate olema valmis selleks, et õppetöö toimub kas reedel peamiselt peale lõunat, ehk siis teie töö peaks võimaldama õppida reedeti peale lõunat, laupäev, pühapäev, jällegi, kellel on vahetustega töö, tuleb jälgida, et siis nendel laupäevadel, pühapäevadel oleks teil võimalus õppida ja teistel tuleb arvestada sellega, et see võtab lõivu teie pereelu ja vaba aja arvelt ja see 2 aastat tuleb panustada õppimisele. Ja kordan veel kord, see on 2 korda kuus, nii et mitte kõik nädalavahetused, vaid 2 korda kuus peab arvestama, et reede, laupäev, pühapäev tuleb õppida. Õppekoht jällegi kõikides magistriõppekavadel on siis Kohtla-Järvel. Ja kuigi pandeemia aeg võimaldas ja õpetas meid kõiki õppima veebis, siis tegelikult kogemus ütleb, et õpingud edenevad paremini, kui inimesed saavad kokku, rühmakaaslased saavad kokku, on võimalik üks-ühele suhelda õppejõuga ja tegelikult selline ühtsuse ja meeskonna tunne on ülioluline. See võimaldab ka seda, et te saate omavahel tuttavaks, saate üksteisel nõu küsida, saate meeskonnatööd teha. Et ma selle jutuga tahan viia selleni, et me ikkagi eeldame,
et te õpite koha peal, need kontaktõppetunnid toimuvad siin Virumaa kolledžis. Kindlasti on mingid erandid võimalikud, võib-olla mõni õppejõud ei saa ka kohale tulla, siis teid teavitatakse, loeb veebist, võib-olla me oleme ettevõtetega rääkinud, et ei pruugi ettevõtte tippspetsialistile sobida just see päev loengu lugemiseks, ta salvestab selle loengu ette, siis seda loengut on võimalik iseseisvalt õppida. Aga üldjuhul me kindlasti soovime, et te tulete koha peale. Ja teine asi, mis ma ka praegu rõhutaksin, enne kui ma järgmistele programmijuhtidele sõna edasi annan, on siis see, et te peate endale aru andma, et see võtab tüki teie vabast ajast, teie pereelust. Ja kui te otsustate sisse astuda, siis olge valmis, et te panustate õppimisse, et te panustate oma tulevikku, oma konkurentsivõime tõstmisesse ja suhtute õppimisse väga tõsiselt. Mis veel eristab sessioonõppe päevaõppest? Et kui me teeme lihtsad arvutused, et päevaõpe on 5 päeva nädalas ja 4 nädalat kuus, siis te saate ise arvutada, kui palju siis päevaõppe tudeng õpib. Ja kui me ütleme, et teil toimuvad või kui palju päevaõppijal on võimalik õppida nii-öelda koha peal. Ja kuna teil on kontaktõpet ainult maksimaalselt 3 päeval ja 2 korda nädalas ehk sisuliselt 6 päeval on teil kontaktõpe. Kui te nüüd võrdlete, te näete, et see on tegelikult 25% sellest, mis kohtuvad päevaõppetudengid, mis tähendab omakorda, et kuna päevaõppetudengitel tegelikult tuleb veel sama palju teha iseseisvat tööd, siis teie võite julgelt korrutada need tunnid 4-ga ja saate siis teada, mis on siis see teie iseseisva õppetöö maht, mis teil tuleb teha. Julgustuseks võin öelda, et kõikidel õppeainetel on meil olemas Moodle'i kursused, need on veebikursused, kus on olemas õppematerjalid, nad on ilusti struktureeritud, on näha, millal toimuvad mingid ülesanded, missugused on kodused tööd, ma ei tea, testid, kontrolltööd või muud tegemised, mis on vajalikud. Nii et see on kindlasti teile abiks. Paneme välja, sõltub õppejõust, aga paneme välja kindlasti, kui on olemas videoloengud. Nii et see kõik aitab teil iseseisvalt õppida, aga te peate olema valmis ikkagi selle päris palju aega sellele pühendama. Nii, ja nüüd ma näen minu poolt praegu kõik, võite julgelt küsida. Ja nüüd on küsimus siin ekraanil, ma alustan sellest, kas kohalikud õpetajad õpetavad aineid. Jah, on nii kohalikud õppejõud, aga kui me räägime nüüd konkreetsest sellest õppekavast, siis sellel õppekaval on ka õppejõud Tallinna Tehnikaülikoolist, kes annavad õpetavad päevaõppes Tallinnas, õpetavad siis ka kaugõppes siin meil Virumaa kolledžis. Ja nagu ma juba mainisin, lisaks siis õppejõududele me kaasame kindlasti eksperte nii ettevõttest, ministeeriumidest kui ka mujalt, sest tegemist on ikkagi väga unikaalse õppekavaga ja siin valmis lahendus ja see on nii kiiresti muutumises, et siin on kindlasti ekspertide kaasamine ülioluline. Nii, ja mina lõpetasin jagamise ja järgmisena ma kutsun siia ette siis tutvustama seda õppekava äriinfotehnoloogia. Meil on, ma näen, et meiega on liitunud ka Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna selle äriinfotehnoloogia õppekava juht härra Gunnar Piho. Et Gunnar, kas te soovite ka sissejuhatuseks midagi öelda? Ma võin ütelda, jah, tere kõigile. Rõõm teid näha, et soovite alustada oma õpinguid, et ma otsustasin siin mõned aastad tagasi et ma alati esimese asjana, mida nii sisseastujatele kui ka nendele juba, kes on vastu võetud ja esimestes loengutes püüan meelde tuletada mõningaid olulisi asju, et ei oleks mul vaja seda kogu aeg jälle ümber seletada lõpetajatele, miks need asjad niimoodi on. Et ülikooli tulles ja eriti magistri tasemele tuleb tulla teadmisega, et selles magistri tasemes on midagi oluliselt teistmoodi kui bakalaureuse tasemes. Nii nagu bakalaureuse tasemel on midagi väga oluliselt teistmoodi
siis gümnaasiumi õppest. Ehk siis esimene selline märksõna on see, et ülikoolis eelkõige õpitakse, mitte ei õpetata. Mis tähendab seda, et kus te tulete kohale ja õppejõud teile seletab, seda kas on väga vähe või praktiliselt ei ole. Ehk siis suurem osa sellest tööst tuleb teha ise. Teile antakse raamatud, teile antakse materjal, see tuleb läbi töötada, see tuleb selgeks teha. Ja õppejõud on ainult selleks, et küsida küsimusi. Küsida neid küsimusi, millest te väga täpselt aru ei saanud, küsida erijuhte. Ja põhimõtteliselt peaks see olema ülikooli õpe selline arukate kolleegide omavaheline suhtlemine. Et sellepärast nimetataksegi ülikooli õpet mitte selliseks fundamentaalseks, vaid teda õpetatakse või kutsutakse mitte fundamentaalseks või ka koostööle tuginevaks. Ehk siis ülikoolis tuleb hakata tegema koostööd selleks, et omada siis või omandada neid teadmisi. Nüüd järgmine oluline asi, mida on vaja teada, et mis see seadus siis ütleb. Ja see seadus ütleb, et iga ainepunkti eest tuleb panustada siis 26 tundi üliõpilase õppimist. Ehk siis kui te võtate 30 EAP-se aine või 30 EAP-se semestri 6 EAP-se aine, siis korrutage seda kõike selle 26-ga ja siis te saate vastavad tunnid. Ja kui te nüüd see 30 korrutate 26-ga ja jagate siis semestris olevate nädalate arvuga ja semestris on 20 nädalat, millest 16 on õppimist ja 4 on siis või 16 on selline õppetöönädal ja 4 on siis eksamite ja ainult iseseisva õppimise nädal, siis te saate selleks mahuks, et nädalas tuleb panustada 40 tundi. Sellepärast ongi tegemist siis täiskoormusega õppimisega. Nüüd, kuidas seda 40 tundi oma 40 tunnise täiskoormusega tööl ühildada, on minu meelest üks $1 million küsimus. Ja ma imestan väga neid inimesi, kes suudavad selle ära teha. Ja ma olen püüdnud äriinfotehnoloogia juhina tulla selles mõttes inimestele vastu, et ma olen kavandanud õppekava selliseks, et 20 tundi sellest saab nagu ühildada tööga, et kui te arukalt tulete ja kavandate arukalt oma õppekava, siis te saate põhimõtteliselt hakkama nädalas 60 tunniga ja kui ma mäletan ennast umbes 30 aastat tagasi, siis 60 tundi nädalas enese arengusse ja on täiesti võimalik panustada nii ka samal ajal ka siis tööd teha, eks ju. Et 60 tundi nagu inimene enam-vähem suudab nädalas veel mõistlikult ja adekvaatselt mõtelda. Ja see on siis see, et miks äriinfotehnoloogias me isegi kutsume seda siis töökohapõhiseks õppeks, et meil on põhimõtteliselt pool oma õppekoormusest võimalik siis läbida töökohapõhiselt. Kõigepealt on töökohapõhiselt võimalik läbida siis magistritöö, see on 30 EAP-d. Edasi on 4 töökohapõhist projekti. Need on, ja siis on veel üks projekti juhtimise aine, mida saab ka teha töökohas. Lühidalt, mida tähendab töökohapõhine projekt? Töökohapõhine projekt tähendab seda, et te teete midagi kasulikku ettevõttele, aga teete seda, ütleme, maailma tippteadmiste tasemel. Te peate omandama need paremad praktikad, mingisugune
raamat, kuidas seda tehakse, te ajate näpuga lausa võib-olla järge, kuidas maailmas seda tehakse, kuidas teised on seda teinud, millised vead seal on ja viite oma projekti läbi ja analüüsite seda, mida te tegite. Ehk siis võrdlete, kas te saite seda, mida maailmas on teised saanud ja dokumenteerinud ja kas teil õnnestus see ja kui õnnestus paremini, siis on väga hea. Kui õnnestus natukene kehvemini, siis seda tuleb analüüsida, et järgmine kord oleksite targemad. Nüüd põhimõtteliselt on siis kogu see õppekava niimoodi üles ehitatud äriinfotehnoloogia, et kui te väga arukad olete ja me aitame teid selles tees, näiteks kohe esimesel semestril valides magistriseminar 1, kus me räägime nii teaduse tööst kui ka töökohapõhisest õppest. Ja siis põhimõtteliselt on selle 4 töökohapõhise projekti raames võimalik valmis kirjutada oma lõputöö. Ja seda tuleb kohe algusel see commit teha endale, et okei, ma võtangi selle ja ma teengi nende töökohapõhiste projektide raames selle lõputöö valmis. Ja sisuliselt sa kirjutad siis selle töökohapõhise projektide jooksul 4 sellist väikest lõputööd, igaüks on mingisugune osa sellest suuremast pildist, väikeste sammudega liigub tervikliku juurde ja lõpuks kirjutad selle siis ühtseks kokku. Nüüd teine erinevus äriinfotehnoloogial võrreldes teiste õppekavadega on siis see, et kuigi ka meie magistritöö on 30 EAP-d, siis me anname seda 30 EAP-d välja 3 jupi kaupa. Esimest korda anname välja peale magistriseminar 1, kui teil on sõnastatud korrektselt probleem, eesmärk ja läbi viidud süstemaatiline kirjanduse analüüs. Et te teate seda, et see probleem, millega te tegelema hakkate, on maailmas relevantne, sellega tegeletakse, selles on uudsust ja te teate ka täpselt, mida te selle oma tööga tegema hakkate. Teised 6 punkti anname välja siis, kui te olete läbinud eelkaitsmise. Eelkaitsmise võiks võtta kas võib-olla isegi juba 3. semestril püüda tulla eelkaitsmisele, tulla umbes 50%-lise valmis tööga, vähemalt ideed, vähemalt see, kuidas esmased tulemused on käes, te teate, kuidas te valideerima hakkate. Ja kui kõik tundub nagu okei, siis on nagu eelkaitsmine tehtud, te teate, et suhteliselt kindlatel rööbastel olete, saate järgmised 6 punkti ja nüüd tuleks siis sellel viimasel semestril asi valmis kirjutada. Ja nüüd see viimased 18 punkti saategi siis, kui töö on valmis ja te olete kaitsmise läbi. Nüüd ma arvan, et veel üks oluline asi on äriinfotehnoloogias, et meil on vaba aineid on 30 EAP-st ja kohustuslikke aineid ei olegi rohkem kui ainult see 30 magistritöö, ehk siis magistriseminar 1, magistriseminar 2 ja lõpuks siis magistritöö, mis annab 18 punkti. Ja kõik teised ained on meil siis valikained. Sa pead valima 2 matemaatikat, 2 infotehnoloogiat, 2 majandust ja 4 spetsialiseerimist. Ja siis jääb veel järele sulle 30 EAP-d, vaba aineid, mida siis on mõeldud näiteks selliselt, et sa tahad minna semestriks välismaale ja sul on see võimalus minna ja sa ei kaota mitte ühtegi semestrit oma õpingute sellises tempos. Või teine asi, et tahate võtta näiteks midagi huvitavat sellest uuest õppekavast, ehk siis see rohepöörde õppekava, eks ju, tahate teada sealt mingisuguseid olulisi asju, tahate saada infotehnoloogiks, kes töötab just rohepöördes. Ja siis on selleks teil see 30 EAP-d. Või te tahate võtta midagi keemiast juurde, eks ju, jälle täpselt sama asi,
teist saab infotehnoloog just nimelt keemia valdkonnas, keemia ettevõtetes ja nii edasi. Lõpetuseks tahan ma rääkida, mida tähendab hinne suurepärane ülikoolis ja mida tähendab hinne piisav ülikoolis. Ehk siis need on need hinded A, B, C, D ja E. No, Tehnikaülikool paneb küll 5, 4, 3, 2, 1 ja nagu te teate, diplomi saab kätte hindega, kuigi teil kõik hinded on ühed. Ja nüüd tuleks natukene siis mõtelda, et mis asi see on. Ütleme, sellised kriitilised punktid mõtlemiseks on see, et kui arst saab kätte diplomi ja tal on diplomi peal kõik ühed, siis ta põhimõtteliselt on lõpetanud arsti õpingud ja ta võib hakata arstina tööle. Edasi, kui laevakapten lõpetab kõikide ühtedega, võib ta hakata juhtima kaugesõidu laeva. Kui äriinfotehnoloogia üliõpilane lõpetab kõikide ühtedega, siis ta võib hakata programmeerima autopidureid, haigla infosüsteeme, kus elud on mängus, panga infosüsteeme, kus väga suured rahad on mängus. Ja siin ongi see asi, et ülikoolis ei ole hindamine niimoodi, et kui sa kõike tead, siis sa saad 5, kui sa natukene vähem tead, siis sa saad 4, kui sa veel vähem tead, siis sa saad 3 ja nii edasi. Et selline, ütleme, väärarusaam on väga paljudel tudengitel ja ei taheta aru saada sellest, et ülikoolis ei ole vähendav hindamine, vaid on lisav hindamine. Ehk siis õppeprogrammid on kõik disainitud mitte selle järgi, et te peate saama selle suurepärase, vaid kõik õppeprogrammid on sõnastatud minimaalsele tulemusele ehk siis sellele piisavale hindele ehk siis sellele E-le. Ja kui te midagi teete rohkem, kui see piisav asi nõuab, siis te saate parema hinde. Mis tähendab seda, et kui te magistris saate hinde suurepärase, siis peab mõtlema umbes niimoodi, et kas minu panus sellele oli midagi sellist, mille üle ma võiks olla tõsiselt uhke, mitte selle 5 pärast, vaid selle panuse pärast, selle teadmise pärast, mis ma selle ainega maailmale ja enda ettevõttele olen andnud või võimeline andma selle asjaga. Lihtsalt 5 pärast, et okei, ma sain selle 5 kätte, mul õnnestus see pähe tuupida, mul õnnestus see asi ette lugeda, mul tulid kõik õiged asjad meelde. See ei ole kõrgem haridus. Kõrgem haridus on see, kui sul on meelest läinud kõik, mida sa õpetad ja sa saad ikkagi suurepäraselt oma ettevõttes, oma töös, oma elus hakkama. Nii, tänud teile ja ma istun siin vaikselt veel üks kõrv ja kui tekib küsimusi, siis võib alati mulle või ka küsida, et ma nõus ka vastan. Tänud, Mara. Ja aitäh, Gunnar. Ja me jätkame, et meil on siis Virumaa kolledžis selle õppekava koordinaator Olga Dunajeva ja kohe me jagan siis tema slaide ja ta räägib natuke, kuidas meil siin koha peal täpselt see õppetöö toimub. Palun, Olga. Tere, olen Olga Dunajeva ja Virumaa kolledžis ma olen siis äriinfotehnoloogia magistrikava spetsialiseerimise andmeanalüüs ja arvutussüsteemid koordinaator ja kõigepealt suur tänu härra Gunnar Pihale sellise täieliku õppeprotsessi sissejuhatuse eest ja mina siis tutvustan teile meie peaeriala andmeanalüüs ja arvutussüsteemid, aga alguses siis mõned sõnad äriinfotehnoloogia üldiselt ja TalTechi magistrikava äriinfotehnoloogia eesmärgiks on valmistada ette IKT valdkonna tippspetsialiste ja 3 peaerialal ärianalüüs ja arhitektuur, infosüsteemide analüüs ja arhitektuur ja 3. peaeriala, mis õpetatakse meie kolledžis, see on siis andmeanalüüs ja arvutussüsteemid. Ja äriinfotehnoloogia lõpetajatel on teadmisi nii majandusest kui ka IT-valdkonnast
ja nad on võimelised töötama asutustest, organisatsioonidest, äri- ja tootmisettevõtetest ja saavad jätkama ka õpinguid doktorantuuris. Ja kindlasti neil on potentsiaal arendada ettevõtte tippjuhtideks. Edasi siis meie peaerialast, meie kolledžis õpetavast peaerialast andmeanalüüsi arukad süsteemid. Õppetöö nominaalkestus on 2 aastat ja õppekeeleks on eesti keel ja õppetöö koht siinkohal Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel. Õppevormiks on sessiooniõpe ja siis teil on võimalus saada see kontaktõpet vaid nädalavahetustel, täpsemini reedeti, laupäeval ja pühapäeval. Reedeti õppetöö algab peale lõunat ja õppetöö toimub mitte iga nädal, aga üle nädal, siis mitte kõik nädalavahetused on õppetööga hõivatud. Ainult siis, nagu ma ütlesin, üle nädal. Aga tuleb arvestada, et üle nädal laupäeviti, pühapäeviti ja reedel pärast lõunat teil on kontaktõppe kolledžis, kuna praegu meil distantsõpet pole ja ikkagi õppetöö toimub kontaktõppe vormis ja nagu Mare ütlesin juba, et koha peal õppetöös osalemine on väga oluline, siis te saate siis oma kursuse kaaslastega suhelda ja koos tööd teha. Meie peaeriala andmeanalüüsi arukad süsteemid sisu kohta, nagu järeldub sellest nimetusest, andmeanalüüsi arukad süsteemid, õppetöö on keskendatud just andmetele, ka suurandmetele, andmetele analüüsimisele, andmete hoidmise, organiseerimisele, andmetöötlusele ja ka arukate süsteemide arendamisele, projekteerimisele, juhtimisele. Ja meie peaeriala lõpetajad on võimelised analüüsima, modelleerima, optimeerima ettevõtte äriprotsesse ja nad suudavad pakkuda innovaatilisi lahendusi selleks, et oma ettevõtte äriprotsesse uuele tasemele viia ja nad on võimelised kaasa aitama arukate süsteemide arengule ja suudavad insenerida panustada tööstusandmete analüüsi valdkonnas. Keda me ootame õppima? Kõigepealt eeldatakse, et siseastujatel on juba olemas kõrgharidus IT või selle lähedasel valdkonnas ja lähedane valdkond tähendab seda tüüpi erialad nagu automaatika, võib-olla siis majandus või eeldame, et siseastujatel on kogemus IT valdkonnas. See tähendab, et teil on olemas baas sellistest õppeainetest nagu matemaatika, statistika, tõenäosusteooria ja on olemas ka kogemus IT valdkonnas. Ja kindlasti me ootame inimesi, keda huvitavad arukad süsteemid tööstuses ja infotehnoloogia uuenduslik rakendamine ettevõtetes. Siin slaidil tabelis on kogutud kõik õppeained, mida õpetatakse meie kolledžis ehk koostatakse tunneplaan nende õppeainete alusel ja meie kolledžis garanteerib, et te kogute vajalik EAP arv igas semestris 30 EAP ja vajalik EAP arv siis igast õppekava moodulist nagu matemaatika, ettevõtlus, infotehnoloogia juhtimine, andmeanalüüsi arukad süsteemid ja vabaõppe moodulis. Ja nagu Gunnar Piha juba ütles, et selle õppekava unikaalsus on selline, et ainult 2 kohustuslikud ainet on magistriseminar 1 ja magistriseminar 2 ja kõik teised ained on valikained. Siis matemaatika moodulis me pakume statistilised meetodid masinõppes ja modelleerimine ja identifitseerimine. Ettevõtluse moodulis pakutakse 3 õppeainet, digitaalne tootmine, teadustöö alused ja akadeemiline eneseväljendamine, strateegiline juhtimise arvestus ja kulu juhtimine. Infotehnoloogia juhtimise moodulis täpselt siis 2 õppeainet. Kõik õppeained selles tabelis on mahuga 6 EAP, pean seda ka mainima, et infotehnoloogia juhtimise moodulis on siis andmebaasid 2 ja IT-turvalisus ja andmeanalüüsi arukad süsteemid. Selles moodulis on siis peale magistriseminari 1 ja 2 on veel
järgmised õppeained nagu andmekaevandamine, algoritmika andmeteaduses, andmete visualiseerimine, tarkade süsteemide projekteerimine, tekstikaeve, andmekaeve suurandmetest, andmesidetehnoloogiad. Ja vabaõppe moodulis on äriprotsesside juhtimine ja projekti juhtimine. Ja kui te näete, et mõnes moodulis on rohkem õppeainet kui mooduli EAP-de mahuga ette nähtud, siis see tähendab, et neid õppeainet saab üle kanda siis vabaõppe moodulisse. Ja koolise tunniplaaniga on siis garanteeritud, et te saate siis vajalik EAP-de maht ja just see sessiooniõppe vormis, et tunniplaan koostatakse niimoodi, et see sessiooniõppe vorm on tagatud, et te õpite siis nädalavahetustel pluss ka reediti pärast lõunat ja üle nädal. Peale selle, et teil on siis vabadus, et te saate valida ka õppeainet äriinfotehnoloogia magistrikavast. Kõik valikained on võimalik siis võib valida ka TalTechi teistest magistri õppekavadest valikained ja tuleb siis arvestada, et kui te valite siis TalTechist õppeainet, et huvitab siis teised õppeained peale neid, mida me pakume siin ja te valite ikkagi TalTechi õppeainet, siis jälgige TalTechi tunniplaani, kuidas see tunniplaan on koostatud, kas teile siis see tunniplaan sobib ja lepige kokku siis ka TalTechi õppejõuga oma osalemist kursusest. Järgmisel slaidil ma panen kirja siis peamised aspektid meie spetsialiseerimise ainetest. Nende nimetused räägivad siis enda kohta ise, et õpetame andmesidetehnoloogiat, tarkade süsteemide projekteerimist, algoritmika andmeteaduses, et anname siis ülevaade peamistest andmeteaduse algoritmidest, andmekaevandamine, et tutvustame, kuidas leida andmetest peidetud mustrid, seaduspärasusi, regulaarsuse ja trendi. Järgmine siis õppeaine andmekaeve suurandmetest, kus õpetatakse suurandmetega seotud, suurandmete töötlusega ja analüüsimisega seotud tehnoloogiad, andmete visualiseerimine ja õppeaine tekstikaeve, kus me esitame siis tekstitöötlusega seotud metoodikad. Ja lõppsõnana ütlen teile, et kui te leiate, et teil on olemas vastav baas, vastav ettevalmistus ja on huvi andmeanalüüsi ja arukate süsteemide vastu, on soov saada magistrikraad selles õppevaldkonnas, siis ootame teid õppima meie kolledži, meie magistriõppe peaerialale andmeanalüüs ja arukad süsteemid. Siis aitäh tähelepanu eest ja kui on küsimusi. Aitäh, Olga. Ja nüüd me tutvustame meie kolmandat õppekava, milleks on siis jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad ja seda tutvustab programmijuht Allan Niidu. Tervist, tänan, Mare. Minu nimi on Allan Niidu, olen rakenduskeemia professor ja muuseas ka siis jätkusuutlike keemiatehnoloogiate programmijuht. Ja ilma pikemata, vaatame programmi sisse. Mida me teeme? Me tahame saada insenere keemiatehnoloogias rohepöörde jaoks. See on selle programmi muutuse põhilisi eesmärke, põhjuseid. Me tahame kasvatada siit keskastme juhte, me tahame kasvatada siit tehnoloogia spetsialiste. Meil on vaja inimesi, kes tahavad teha innovatsiooni, sest see uus keemiatehnoloogia, see kõik on innovatsioon. Ilma selleta me põhimõtteliselt ei jõua järgmisele tasemele. Ringmajandus, me toome mängu ringmajanduse. Selles kogu see õppekava nüüd on ehitatud ringmajanduse ümber. Me räägime jätkusuutlikest keemiatehnoloogiatest. Selles võtmes, et meil on vaja toota tulevikus kemikaale mitte naftast niivõrd, kuid muudest lähteallikatest. Selleks saab olema tõenäoliselt plast. See plast, mille me oleme tekitanud naftast tootes. Sellega tuleb midagi keskkonna seisukohast ette võtta. Meil on taastunud ressursid, me saame biomassi kasutada selleks, et luua uus keemiatööstus.
ja see võib olla nii klassikaliste keemiliste protsesside põhine kui ka tegelikult bioloogiliste protsesside põhine. Ja need uued valdkonnad, millest me tegeleme. Me ei saa rääkimata jätta vesinikust kui potentsiaalsest tuleviku energiakandjast, mis eeldatavasti asendab osaliselt näiteks fossiilseid kütuseid. Meil on vaja rääkida ka sellest, et kui me tahame toota energiat jätkuvalt, siis maagaasi ümbertöötlemistehnoloogiad on rakendatud tänapäeval. Kui me vaatame laiemalt, siis mis me oleme teinud, me saame olemasolevat tehnoloogiat rakendada uuel viisil. See on innovatsiooni sisseviimine uude tehnoloogiasse. Keda me ette valmistame? Spetsialistid ringmajanduses, keemiatehnoloogia protsesside juhtimine, arendamine on nende põhiteema. Laias laastus me loome eelduse selleks, et nagu ma korra juba ütlesin, et me toodame keskastme juhte nii-öelda ja inimesi, kes suudavad tegeleda tööstuse innovatsiooniga. Ja samas me loome ka eelduse selleks, et need inimesed saaksid astuda õppe järgmisele tasemele, see on siis doktoriõpe, ja seega suurendada laias laastus Eesti majanduse teadmus- ja teadusmahukust. Meil on klaaslag ees, me peame sellest läbi saama ja ilma innovatsiooni majandusse viimata, tehnoloogiaettevõtetesse viimata, me ei saa seda kunagi ületatud. Me ei taha olla jätkuvalt allhankemaa ju, ega ole. Nüüd räägime täpsemalt õppekava struktuurist. Me saame tehnikateaduste magistri. Me võime ka teadusmagistrikraadi saada, aga siit me saame tehnikateaduste magistri. Meil on üldõpped, põhiõpe, eriõpe, vabaõppe ja lõputöö. Lõputöö antud juhul on siis 18 EAP-d. Sisuliselt on see viidud viimasesse semestrisse. Kõik eelnev õpe toimub teil esimese 3 semestri vältel ära. Kokku peate saama 120 EAP-d, nagu eelnevalt on öeldud, see tähendab 30 EAP-d semestris. Millised need ained on? Me räägime esimesel semestril, tegelikult on nii, et siin on mul moodulite kaupa ja pärast me näitame teile ka sellist tüüpõppekava, mis on kokku pandud, et teie ei pea ilmtingimata sellises järjestus kõiki asju võtma, kuid samas on mõeldud selle peale, et teil oleksid iga järgneva aine jaoks eeldused olemas. Sest väga raske on näiteks mõista katalüütilisi protsesse keemiatööstus, kui te keemiaalustest midagi ei tea. See on teatud eeldused, mis teil peavad olemas olema. Me räägime ringmajandusest, sest ringmajandus on tuleviku majanduse mudel väga tõenäoliselt. Ettevõtlus on alati oluline, sest me tahame koolitada inimesi ettevõtetesse. Järelikult te peate mõistma, kuidas ettevõtted töötavad ja elavad. Siin on see teooria, eks ole, kui te lähete tööle tagasi, siis te saate seda praktikas vaadata. Eriti tähtis on siis, kui te olete saanud juba keskastme juhiks ja kui te kõrgemale oma karjääridel ronite, siis on see veel olulisem. Magistritöö raames või magistratuuri raames on teil vaja aru saada ka teadustöö alustest. See on nüüd seotud sellega, et kuidas te süstematiseerite oma informatsiooni. Mis on inimeste kõige suurem mure taas, et inimesed, kui te ise õpite, võtate erinevatest kohtadest infokilde ja laias laastus te näete, kui te vestlete selliste inimestega, neil puudub süsteemne arusaamine, et millest nad räägivad. See teadustöö alused ja akadeemiline eneseväljend peaks andma teile selle eelduse, et te vaatate, loete, süstematiseerite, antud konteksti peate ka selle läbi kirjutama. Kuhu te sellega jõuate, see on teie magistritöö kirjanduslik osa. Tudengid mõtlevad seda kergelt, sest tundub selline lihtne aine, aga tegelikult ma näen, et inimestel on raskusi informatsiooni süstematiseerimisega. Ja seda on muidugi sellest, et informatsiooni väga palju. Te peate suutma võtta välja olulise ja sünteesida sellest uue teadmise. Nii, projekti juhtimine, andmetöötluse visualiseerimine. Ma ütleks, et andmetöötluse visualiseerimine muutub keemiatööstuses ka väga tähtsaks, sellepärast, et protsesside optimeerimise, kiirendamiseks, inimeste vahendid on juba rakendatud, automatiseerimist rakendatud, andmemassiive me toodame. Kui tänapäeval väga paljus ettevõtetes need andmemassiive ei kasutata selleks, et protsessi parandada. See on järgmine. Et see toimuma hakkaks, on vaja inimesi harida selles valdkonnas, nii lihtne ongi.
Intellektuaalomandi innovatsioon, see ühtepiisi toetab, intellektuaalomand toetab teie ettevõtte innovatsiooni ja samas on ka üks see vahend, kuidas hoida konkurendid turul teemal. Sest peate aru saama. Kahtlemata ei puudu ka meil siis sellised füüsikalised ja keemiained nagu protsessi termodünaamika, orgaanilise keemia erikursus ja leviprotsessid, kõik seotud sellega, kuidas te saate keemiatööstuses keemiaprotsesse luua, disainida ja siis optimeerida. Valikainetes meil on vesiniku akutehnoloogiad, seal on tegemist elektrokeemiaga, kuid kui me tahame energiat salvestada, akud on üks hea võimalus, potentsiaalselt mobiilsus läheb akude peale enamasti ja teine asi ka see, et me peame suutma neid taaskäidelda. Kui me räägime ringmajandusest, siis need akud, nendest peab saama uuesti toore. Me peame saama aru, miks akud otsad annavad, miks nad sealt mõnivõrd kiiremini aeglasemalt, mida saame teha selleks, et see aku eluiga oleks pikem, peale selle, et seal keemia peab olema paigas. Ja nii edasi. Nii. Siis meil on spetsiifilised tehnoloogia suunitlusega ained, nagu jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, samuti tehnoloogiliste protsesside rajatisse projekteerimise alused, mis pole ka väga vähetähtis, sest peale selle, et me oskame, saame aru keemiast, põhimõttest, et meil on reaktor, seal on reaktsioon, kas meil on see toru, on see meil mingi muu asi, me oskame seda disainida, seda me peaksime suutma seda projekteerida. Kui te lähete päriselt tahate teha keemiatööstuse protsess, siis te peate sellest aru saama. Või te peate vähemalt aru saama sees, kui keegi teine on teie jaoks selle teinud, sest muidu te ei ole võrdväärne partner näiteks oma tehnoloogia pakkujal. Magistriseminar, see nüüd on siis seotud teie magistritööga. Tõsi, tema algab tihtipeale nii varakult, et alati pole teil lõputöö teema paigas. Tihtipeale, kui te ettevõtetest tulete, siis te saate selle lõputöö teema väga varakult kokku leppida oma tööandjaga. See on selle sama, siin õppimise eeliseid. Et paljudel inimestel, mitte kõikidel, paljudel õppuritel on tegelikult lõputöö teema praktiliselt teada siis, kui nad tulevad õppima. Nad isegi tulevad selle eesmärgiga, meil on probleem, me tahame seda lahendada. Teistel siis tekib õpingute käigus see arusaamine ja see vajadus. Kahtlemata see tehakse koostöös siis tööandjaga, aga kui teil endal puudub idee või teie tööandja näiteks ei leia, et ta peaks siit saama mingile probleemi lahendada, siis me saame teile ise pakkuda probleemi, mida lahendada. Need on peamiselt teadussuunitlusega, kuid siiski rakendusliku teadussuunitlusega. Nii, olgu. Muidugi tähtis on ka magistripraktika. Magistratuuri te peate läbima praktika. Teil on võimalus seda teha oma ettevõttes, mõnes teises ettevõttes või ülikoolis ja kellel on aega natuke välismaale vaadata, nii et saad seda ka teha välismaal, mõnes teises ülikoolis, mõnes teises ettevõttes. Ja selleks on olemas teatud fondid, mis vähemalt osaliselt suudavad teil selle välispraktik kinni maksta. Mina ütleks, et kui võimalus on haarake, sabast kinni. Sellepärast see on teistsugune kogemus. Me teame, kuidas me Eestis käitub, mis me siin teeme. Vahepeal on kasulik vaadata seda, mida teha näiteks tšehhid, keegi teine, sakslased, võib-olla prantslased, võib-olla soomlased. Ei ole tähtis. Ma kahtlustamist Hiinasse me ei saa, aga igatahes on huvitav näha, mida teevad teised inimesed ja nende kogemusest õppida. Või siis neid õpetada, kui vaja. Sellest me ei räägi. Tüüpõpingukava. Eelnevatel kolleegidel oli see välja toodud tabelina, ilmselgelt mis on mugavam, kuid siin on näha, mis meil on. Esimene semester. Siin ei ole toodud see ära, et te peate, täpselt on siin 30 EAP-d, et siin on teie valikud. Kohustuslikud ained on teil 4, 24 EAP-d te olete võtate ja siis te saate valida teaduste alused, mõõtmistulemuste töötlemise, andmetöötlused. Tõsi, kui olete andmetöötluse, siis te peate veel midagi võtma. Need on teie valikud, kuidas saate edasi minna. Nii, teine semester on jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, sissejuhatus ringmajandusse, nagu te näete, 21 EAP-d,
on teil siis kohustuslikke aineid. Ja siis seetõttu saate valikainet võtta 2. Ja neil on vastab teie enda vajadusele, mida te tahate, milline keemiatööstusharu teile huvi pakub või on teile vajalik, vastavalt sellele valite. Väga tõenäoliselt, kui te tahate arendusmeeskonnas või mis meeskonnas te parasjagu ettevõttes töötate, kus see töökoht on, siis projekti juhtimine üsna tüüpiliselt on see, mida tasub teil kaaluda. Igal juhul, et võtate projekti juhtimise ja siis valite mingi spetsiifilise, siin on näiteks olla siis keemiaalase aine juurde. 3. semester, see on siis eelviimane semester, eks ole. Siin on kohustuslik aine 18 EAP-d, tähendab seda, et teil on 12 EAP-d valida, 2 ainet. Ja see on siis siin peamiselt ikkagi keemia valdkonnad. Sõltub, kus te olete, et kindlasti on arvutusmeetodid ja katalüüs on sellised asjad, mis on, ütleme, nii nagu mina näeksin seda, et keemiatööstused on väga vajalikud. Teisest küljest, kui teie ülesanne näiteks ettevõttes on tegeleda intellektuaalomandi kaitsmisega või innovatsiooniga, siis ka see võimalus on olemas. Ja see ei ole vähetähtis, sest kui me võtame näiteks suured keemiagigandid, siis intellektuaalomandi kaitsmine, see on väga suur tegevusvaldkond nendes ettevõtetes. Sest nad toodavad igapäevaselt uut informatsiooni, alguses on see ärisaladus, nagu nad tahavad selle tehnoloogia turule minna, siis sellest saab intellektuaalomand, mida nad kaitsevad läbi patenteerimise. Tüüpiliselt, mitte ainult. Magistri praktika, mis tuleb teil ära teha, nagu ma ütlesin, seda saate teha oma ettevõttes, teistes ettevõtetes, või kui te soovite siis ülikoolis või siis suisa välismaal. Välisülikoolides, välisettevõtetes. Nii. Tänan tähelepanu eest ja kui teil on küsimusi, siis olge neil lahked ja palun küsige. Nii, tuli küsimus. Nii üldine küsimus rohelised energiatehnoloogiad õppeaine kohta. Et kas sain õigesti aru, et elektroenergeetika üldkursus õppeainet õpetab 2023 aasta sügisel sama õppejõud nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel? Kuna mina ei kandideeri sel aastal magistriõppesse, aga mul on soov läbida rohelised energiatehnoloogiad eriala, mõned õppeainet tasuliselt avatud ülikooli kaudu ja mul ei ole võimalus osaleda päevaõppes Tallinnas, siis kas neid aineid saab õppida ka Kohtla-Järvel sessioonõppes? Jah, väga hea küsimus. Tegelikult ma tulen korraks selle rohelised energiatehnoloogiad juurde tagasi ja see puudutab tegelikult ka äriinfotehnoloogiat. Ehk kui teil õppekavas on mingi aine, mida õpetatakse nii Kohtla-Järvel kui Tallinnas, erinevus on siis ainult selles, et Kohtla-Järvel toimub õppetöö reede, laupäev, pühapäev ja Tallinnas nädala sees, siis te tegelikult võite valida, kas te õpite Tallinnas või te õpite Kohtla-Järvel. Sest ainekood on sama, aine sisu on sama ja kui ma nüüd vastan konkreetsele küsimusele õppeaine elektroenergeetika üldkursus, siis seda tõepoolest õpetab Tallinna Tehnikaülikooli peamaja õppejõud, nii et seda võib siin Kohtla-Järvel läbida. Aga isegi juhul, kui õppejõud on erinevad, me oleme need õppejõud omavahel kooskõlastanud Tallinnaga, et kuna ainekaart on sama, sisu on sama, siis tegelikult te saate valida. Ja näiteks, kui te elate ise Tallinnas või Tallinna lähistal ja teile sobib mingi aine läbimine päevaõppes Tallinnas, siis see on ka täiesti lubatud. Aga see, mida me siin näitasime, neid skeeme ja neid õppeaineid, see on see, mida Virumaa kolledž siin Kohtla-Järvel garanteerib, et te ei peaks muretsema, et teil jääb kuskil mingis moodulis õppeaine läbimata, et teil jääb kuskilt midagi puudu, et teise semestris 30 ainepunkti kokku ja nii edasi. Aga kui te olete teadlikud, te saate aru, kuidas see õppekava teil kujuneb, siis tegelikult te saate oma õpiraja ise luua ja täiesti vabalt ise omale selle õppekava kokku panna, aga sel juhul te jälgite ka väga täpselt ise, et teil need õppeained saaks täidetud ja et teil ei tuleks hiljem maksta, kui teil ainepunktid puudu jäävad ja et te saaksite lõpetada siis, kui te soovite, et teil on õppekava täidetud. Aga sellest kõigest saab abiga, ma annangi kohe sõna edasi Katrin Kruutile, kes on siis ka abiline, kes aitab teil nendes küsimustes selgust luua. Nii, jah, palun.
vastuse eest. Siis magistriõppekavade tutvustusega me lõpetasime ja nüüd räägime siis vastuvõtutingimustest. Tere päevast ja mina siis tutvustan teile vastuvõtutingimused ja kuidas peab oma avalduse esitama. Nii, kahele erialale jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad ja rohelised energiatehnoloogiad sisseastumistingimusteks on kõrgharidus lähedasel erialal, CV ja vestlus ning äriinfotehnoloogia erialal sisseastumistingimusteks on samamoodi kõrgharidus lähedasel ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal, siis kaalutud keskmine hinne, mis on vähemalt 3 ning lõputöö hinne ka vähemalt 3. Sellel erialal vestlust ei ole, kuid kui sisseastujal näiteks ei ole täidetud need nimetatud tingimused, siis on võimalik taotleda vastuvõttu vähemalt 3-aastase erialase kogemusega, motivatsioonikirja ja CV-ga. Ehk siis, kui mõni nendest tingimustest, nagu ma juba mainisin, et kaalutud keskmine hinne ja lõputöö ei ole vähemalt 3, siis igal juhul võtke meiega ühendust ja juba individuaalselt iga kandidaadiga me tegeleme. Vastuvõtt on juba alanud 1. märtsist. See tähendab, et juba täna peale infotundi on võimalik siseneda sisseastumise infosüsteemi ja esitada oma avaldus. Avaldusi saab esitada kuni 4. juulini kell 12, et see on ka oluline kellaaeg, sest mitte südaööni toimub vastuvõtt, vaid kuni keskpäevani, 4. juulini. Vestlused meil toimuvad mais ja juulis, sõltub sellest, millise personaalse vestluse aja saab igaüks kandidaat. Nii et see on ka oluline asi, et iga kandidaat, kui ta on esitanud oma avalduse ja selle avaldusega on korras, siis tema avalduse staatus on lubatud sisseastumiskatsele ja avalduse juures on tema personaalne vestluse aeg. Nii, sisseastumine toimub, nagu ma mainisin, sisseastumise infosüsteemi kaudu sais.ee. Sinna saab siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga ja nii nagu siin paremal on märgitud logi sisse, siis siit tulebki sisse logida. Avalduse esitamisel tuleb valida Tallinna Tehnikaülikooli, sest Virumaa kolledž on Tehnikaülikooli kolledž siin Kohtla-Järvel ja selleks, et oleks leitav õige avaldus, siis võite ka kopeerida ja siis täpselt nii nagu siin slaididel või meil kodulehel on leida, otsingusse panna need eriala nimetuse. Nii, juhul kui tekib mingi arusaamatus, segadus, küsimus, siis alati võtke palun minuga ühendust, et saame siis nüansid seal täpsustada, et avaldus oleks nii-öelda siis lõpuni esitatud. Nii, see on siis avalduste esitamise kohta. Nüüd vastuvõtt meil toimub tasuta ehk riigieelarvelistele kohtadele, et kui kandidaatil ei ole piiranguid tasuta õppeks. Tasuta õppe siis on kõikidele immatrikuleeritud eestikeelsetele õppekavadele isikutele, kes õpib täiskoormusega ja täidab semestri koormuse nõudeid. See on 30 ainepunkti semestris ja programmijuhid on ka juba sellest täna maininud. Me tahaksime ka sellist asja, sellest teid informeerida, et näiteks kui mingil juhul üliõpilasel
ei saa see täiskoormuse nõue täidetud mingil põhjusel, aga tal on näiteks alla 7-aastane laps, siis selle alusel on võimalik semestri alguses esitada avaldus ja selline üliõpilane on siis vabastatud õppekulude hüvitamisest, kui sellised peaksid tal tekkima. Veel tahame teid informeerida ka sellisest võimalusest, et Töötukassal on olemas tasemeõppes osalemise toetus. Siin slaidil on otselink, kus igaüks võiks pöörduda Töötukassa poole ja uurida, millised võimalused tal on. Ja juhul, kui näiteks tema kuulub sinna sihtrühma, siis selle toetuse suurus on üle 300 euro kuus ja seda makstakse kogu õpingute jooksul. Et sellisena siis näeb välja see koduleht, see rubriik, tasemeõppes osalemise toetus, nii et soovitame teil seda asja ka uurida ja vajadusel siis kokku leppida Töötukassa spetsialistiga, klienti teenindajaga selleks, et uurida, millised võimalused ja millised võimalused teil on selleks, et saada lisaks õpingutele ka toetuse, rahalise toetuse, mis oleks päris heaks motivatsiooniks õpinguteks. Nii, minul jääb praegu viimane slaid, ma tutvustan ka mikrokavasid ja siis, kui teil on küsimusi, siis hea meelega nendele vastan. Nii, praegu me rääkisime siis tasemeõppest, aga juhul näiteks, kui keegi soovib täiendada ennast mõnel üksikul ainel või üldse proovida uuesti, et mis see on õppimine magistriõppes või üleüldse, et siis me pakume sellised mikrokavad, mis ei pea õppima 2 aastat magistriõppes, vaid kestavad näiteks 1 või 2 semestrit ja palju väiksema koormusega, ehk siis iga mikrokava meil koosneb 2 või 3 ainest, ehk siis selle mikrokava läbimisel on võimalik proovida oma jõudu, kuidas saaks näiteks õpingud ülikoolis magistriõppes ühendada oma tööga ja pereeluga, siis soovitame ka läbi vaadata need mikrokavad, mida me pakume sügisel 2023. Vastuvõtt nendele kavadele algab siis 5. juunist ja informatsioon kavade kohta ilmub kolledži kodulehele mai lõpus. Mikrokavadel õppimine on tasuline. Keskmiselt umbes 900 eurot maksab iga mikrokaval õppimine, kuid siin ka rõhutan seda, et Töötukassast on võimalik saada toetust, finantseerimist sellele, nii et igati, kui mõni asi pakub huvi, siis meie soovitus on konsulteerida Töötukassaga, et vaadata, et siis kas näiteks nad saaksid mikrokraadi õpinguid finantseerida või, nagu veel kord ütlen, või toetada teie õpinguid tasemeõppes. Nii, sellega on siis informatsioon minu poolt kõik, aga ma jään ootama siis küsimusi.